Hei tervitus ja täna toodi minu vikatimeistri stuudio ukse taha üks selline vikat ja oli soov siis toojal, et ma teeks selle vikatiga midagi. Ilmselt ma saan aru, et ei niida. Okei, metallist vikat, keevitatud käepidemed, ma ei tea niitja pikkust, ma ei näinud teda. Ise proovisin kätte võtta. Kui ta nüüd tahab selle vikatiga väga niita, ma arvan, et ta isegi saab sellega vist niita. Ja tera ei ole ka kusjuures väga kulunud, nii et ma tõesti proovin selle vikati ära renoveerida. Põhimõtteliselt selle vikati tera ära pinnida ja ära teritada ja selle vikati tera siia õigesti ja korrektselt siia löe külge kinnitada. Ma tegin ta juba lahti need kruvid, sain kuidagi lahti keeratud, ei olnud mul head seda 40 petit. Aga kui ma siia seda vikati suu suurust vaatasin, siis ta tuli tegelikult siia ülespoole. Ta peaks tulema ju 4.–5. sõrme alla, see vikati nina. Ja nagu näha, siia on pandud ka juba üks puidust kiil või selline piiraja, et mis ei laseks sellel vikati teral liikuda. Ja nüüd, kui ma siin veel vaatan, siis siia vikati tera metall osa sisse on pandud veel üks puit, mis ilmselt siis ei lase sellel metallvikatil siin deformeeruda. Ja ausalt öeldes ma nüüd täpselt ei kujutagi ette, kas ma peaks siia ilmselt ka uue puidu panema, sest see on siin lahti, mädanud, kuivanud. Aga tegelikult, kas see vikati omanik nüüd kasutab seda vikati tera selle löe küljes või mõne muu löe küljes, siis tegelikult see vikati tera on ikkagi ära vaja pinnida. Nii, kiilusime välja. Täiesti pehkinud, totaalselt mäda, see ei hoia enam midagi. Ja kui ma selle Schreckenfuchsi originaallukuga hakkan seda siia kinni panema, siis ma vajutan selle peki põhimõtteliselt totaalselt lömmi. Ja kui seda ei vajuta lömmi, siis jääb ta liiga lahti. Ja see auk siin on räigelt suur. Ma praegu vaatan. Ta jääb siia juba loksuma, siia augu sisse. Siin on võib-olla lahendus üldsegi siis panna 2 lukuga, et ta pigistaks ka siit kinni. Tegelikult kõla jääb päris pikalt püsima, et see tera võiks päris hea olla. Ja nüüd annan ma sulle paar head soovitust sellise nõukaaegse ja päris paksu tera pinnimiseks. Kõige parem viis sellise nõukaaegse tera pinnimiseks on see tugilaua ja piiraga pinnimise alasi, kus siis tuleb haamri lamedama otsaga siia pinnimisala peale lüüa. Ja ma annan sulle 2 soovitust. Ma emaldasin sellele pinnimisalasil piiraja. Sellepärast, et siis on sul võimalus natuke rohkem selle vikati teraga mängida siin alasi peal, liigutada enda poole, liigutada endast eemale. Ja see annab hea võimaluse sul teha seda pinnimisala natuke laiemaks. Kuid siin peab muidugi ettevaatlik olema, et kui liiga laialt pinnima hakata, siis hakkab see tera lainetama. Aga küll see katsetamisega tuleb. Ma proovin selle teraga siukse keskmise variandi teha, et natukene laiemalt kui selle piirajaga, aga mitte väga laialt, kuskil 4 millimeetrit, 4-5 millimeetrit võiks seda ala siin proovida pinnida. Ja teine soovitus selle pinnimisalasiga, mis ma sulle annan, on tavaline poehaamer 500 grammine, lihvis tömpots natukene kumeramaks, need teravad servad maha, siis sellise haamriga, sellise kergelt lauget kumeda haamriga on selle pinnimisalasi peal ülimõnus ja ülilihtne seda nõukaaegset tera pinnida. Lihtne on muidugi suhteline mõiste, aega see võtab. Rahulik tegevus nagu niitmine, rahulik tegevus nagu pinnimine.
Ma arvan, sellise 60 sentimeetrise tera pinnimine võtab aega kusagil pool tundi, kui seda korralikult rahulikult teha. Nii et let's go! Nii, nüüd ma olen sellele vikati terale saanud ringi peale, alustasin siit algusest ja alguses tegin edasi-tagasi, siis läksin siit ühe ringiga siia lõppu, siis tulin siit teise ringiga tagasi ja siis läksin siit uuesti lõppu ja siis ma viimase selle viimistluse tegin niimoodi, et alati kontrollisin siis, kas on piisavalt õhukene, nii et siit tera pealt, selle alasi pealt lükates peab see tera natukene painduma läbi. Et siis on see õige teravus. See osa siit on ikka ülimalt paks. See on ikka üks üle millimeetri paks siit kindlasti. Ja see pinnimisala tuli siit ikkagi 6-7 millimeetrit. Et ei saa nii lühikest ala pinnida, et kuna see tera on nii paks. Aga ma arvan, et sai väga hea. Ja luiskamiseks peale pinnimist tuleks kasutada võimalikult karedat luisku, et võtaks seda materjali lihtsalt veel maha, et niitmiseks ette valmistada. Mina kasutan Fuchsi ränikarbiid kunstluisku vana nimega Carborundum, kellele võib-olla see nimetus on tuttavam. Ränikarbiid on teemant järel kõige tugevam materjal ja sellest tehakse luiskusid, liivapabereid ja mida iganes. Nii vikat on luisatud ja kui ma siit nüüd sõrmega katsun, siis mul tundub küll, et sai päris hakka ja tera. Praegu peaks seda isegi muru võtma niimoodi, et ainult näidata. Et iseasi on muidugi see, kaua see terav püsib. Seda ma ei oska öelda. Seda saab niitmisega siis teada ja kas tasub seda vana nõukaaegset tera veel kasutada vikatiga niitmise juures ja sellega mässata või tuleks ikkagi üks uus Track & Fuchsi tera võtta. Ja testime selle, vaatame, kas siit seda valgust ka veel paistab, kas see tera läigib ja minu arvates tera enam ei läigi, võib-olla siit ühest kohast on näha natukene. Aga selle tera nüüd siia vikati lõe külge panek on omaette küsimus. Ma vist lähen otsin siia ühe korraliku kõvast saarest või tammest puidu siia vikati tera sisse, vikati lõe sisse, et saaks selle võimalikult kõvasti korralikult kinni pidistada.
ma leidsin ühe Tamme parketi jupi ja see, ma arvan, et on hea. Et seda tera suud nüüd paika panna, pidin ta maksimaalselt siia ettepoole asendisse panema, nii et rohkem see ei kannata. Naga on siin vastas, lukk on siin vastas, tuli kuskil 3. sõrme juurde. Ma praegu tera ette võtan. Tegelikult natukene oleks see suu, on veel suu suur, aga ütleme naati tõmmata kannatab sellega väga mahedalt. Keerame kinni. Nagu ikka kordamööda kõik need kaks kruvi. Ja seda lukku kinni keerates kordamööda ja täie jõuga. Naisterahvastele kindlasti ma ütlen täie jõuga nii palju kui vähegi suudad, sest ka mina keerasin siin praktiliselt täie jõuga ja juba see deformeerus see metall siin ja ragises. Aga vikatile rakendub siia otsa ikka meeletult tugev jõud, kui selle mättasse panna ja see murdmine on meeletu. Tänan vaatamast, kui sul on küsimusi vikatite kohta, niitmise kohta, siis anna mulle teada, kirjuta info@vikatimeister.ee. Tänan jagamast, tore kui sul meeldis, pane like ja ma arvan, see vikati omanik niidab selle vikatiga veel küll tegelikult ja soovin talle parimat, ilusamat niidusuva ja samuti sulle. Tšau!